Kui kasutatud autode müük igal pool kiratseb, siis Idel Auto hoopis püstitab müügirekordeid, ma saan aru. Ja, meie eelmine kuu tegime selle aasta rekordi ja põhjuseks see, et lihtsalt autosid on mida müüa, et kui aasta kokku on ikkagi pool varasemast turu peal, siis täna on seis selline, et ostetakse siis odavamaid soodsamaid autosid ja kellel on, siis need müüvad, et meil õnneks seda valikut jagub. No meil on õnneks grupis Avis, kellel on siis lühirendiautod ja täistelus rendiautod ja need autod siis lepingud lõppevad ja jõuavad siia meile saali ja need on just sellised, mida turu peal otsitakse. Rahvaautod, Škoda, Toyota, Kia, Volkswagen ja sellised teise ringi autod, siis, mis on uuena esindusest Eestist ostetud, siin hooldatud ja selline järelturu auto täna on ikkagi nagu, mida soovitakse osta. Kui me neid autosid vaatame, siis tegelikult läbisõidud on ju väga väikesed, aga selle raha eest, sellise hinna eest saab ju põhimõtteliselt peaaegu uue auto. No nad on paar aastat vanad, neil on tegelikult tehase garantii veel peal, läbisõidud ei ole tõesti suured, kõik on ju alla 100 000, mõned isegi võib-olla 340 000 kõigest ja hind on neil nii-öelda ära kukkunud, et see suurem kukkumine tulebki uuel autol see, et kui ta sõidab saalist välja. Meil on täna müügis suurusjärk 70 autot. Et ma arvan, selline tase ongi see, mida me hoiame ja siin peaks olema nagu tõesti kõigile, et sama palju tuleb meil kuus peale ka, et siis üritame niimoodi müüa neid. Kas klient saab oma vana auto teile ka tuua ja siit vahetust teha või tuleb tulla täitsa puhta lehena? No see ongi see meie nii-öelda kogu maja nii-öelda kontseptsioon, et kindlasti käib samamoodi autovahetus, ostame vana auto või sama ära, isegi kui täna uut ei taheta osta. Komisjoni müüki oleme ka teinud, täna seda väga küll ei saa, sellepärast et endal autot lihtsalt nii palju, et saalil on omad mõõtmed ja piirid, aga loomulikult aitame liisinguga, kindlustusega, et tuleb lihtsalt kohale tulla ja välja valides uus auto ülejäänud ja kõik meie mõreks ette. Automaks hirmutas vahepeal inimesi ära, et jäid ootele, et kas vahetada autot või mitte, et täna oodatakse võib-olla, et kas hinnad kukuvad veel või ei kuku, kas tasub üldse oodata või kui on plaan autot vahetada, on praegu õige aeg? No automaksu jutt korra nagu tõmbas turu vaiksemaks, täna vist on jälle see taastumas. Nüüd oli see jutt, et bussidel läheb registreerimismaks soodsamaks, et eks see busside müügile võib jälle mõningase põntsu annab ja siis kõik ootavad seda, millal see registreerimismaks tõesti soodsamaks läheb ja siis hakkavad bussi ostma, aga muidu olukord on nagu vaikselt stabiliseerumas taaskord ja statistika alles oli siin ju uudistes, et kasutaautode hinnad on vaikselt kerkinud, et soodsamaks ma arvan enam küll väga ei lähe, sest olukord tõesti on turul selline, et see nagu hea auto, see soodne, ütleme Eesti taustaga võib-olla vähekostutav auto, et seda turul on täna nagu vähemaks jäämas ja tänu sellele siis hinnasurve tekib, et lihtsalt nõudlus on nii palju suurem. Et ühesõnaga valikut veel on, et tasub kiirustada, et kui on soov autot vahetada, et ei maksa jääda ootama, et äkki tuleb soodsamad hinnad või rohkem valikut? Täna tegelikult olukord on selline, et niisama võib isegi ei käida ostmas, et kas kunagi võib-olla rohkem ostati emotsiooni pealt, täna on ikka vajaduspõhine, et hommikul just käis klient, kes oli kahjuks nädalavahetusel metsloomaga kokku põrganud ja siis lihtsalt vajab veel autovahetust, et tullakse ikka vajaduspõhiselt, et kellel on juba piisavalt vanaks jäänud, kellel on läbisõit suur, kellel juhtus midagi, kellel on remondiarved juba liiga suured, et näevad, et on mõistlik nagu uuema vastu välja vahetada, ja see ongi nagu tegelikult mõistlik. Ja meie juures täna kindlasti käiakse ka sellepärast, et meil on nüüd kampaania käimas, et iga auto ostaga saab kaasa veel ka spa paketi, nii et see on ka kindlasti asi, mille pärast tasub siia tulla.